on ikka õiguslik küsimus ka ikkagi, ütleme niimoodi, et nad nimetaks kõikvõimalikke, mina nimetan ikkagi püramiidskeemideks neid sama viimane loll on see, kes maksab, eks ole. Et lõppude lõpuks Vene ajal ka kiri oli kõige lihtsamas mõttes oli, et kuule, et sa edasi, et siis lõpuks keegi osa saidki raha, eks ole. Ega see sama loogikaga töötab ju mina saan aru kogu siin terve hulk nagu sektoreid töötab, et lihtsalt see viimane loll on kogu aeg edasi lükatud kaugemale, et kes siis selle nagu arve peab kinni maksma, et siin on küll põhjust sekkuda, eks ole, et need eelkõige ütleme inimestele ikkagi selgitada seda neid riske. Mul tundub ka uskumatu, kui ma loen, et kui nagu kergeusklikud inimesed on valmis oma raha kuhugi paigutama sellises ahnuse ootused kogu elu säästud, sa paned need mingisuguse hullumeelse tehingu alla, et keegi on sealt võitnud ja sa kaotad kõik, siis vaatad nagu sellise ringi, et kõik teised on süüdi, eks ole. Et see ongi jama, eks ole. Ja mis on ikkagi õiguslikult ka selle juures ikkagi on problemaatiline, on see, et me ei leia neid ka pätte üles tegelikult. Ja see muudab selle asja nagu veel hullemaks, et ma olen siin ikkagi ju tean inimesi, kes on kaotanud ikkagi ka inimesi, kes ei ole nende suugi mitte hästi rumalad või nii, et aga nad on ikkagi ka lootuses nagu teenida midagi või pannud oma raha siis sinna kuhugi. Ja need otsad kaovad alati mingis olematus Venemaale või kuskile Aafrikasse, need kaovad nagu vette ära ja politsei suudab praktiliselt neid üldse avada, leida. Et see tähendab ühelt poolt nagu, et see läheb üha karistamatumaks see tegutsemine. Aga inimesed loevad, et teised kaovad, ikka lähevad sama reha otsa järjest, et see on nagu ka uskumatu minu jaoks, et nagu see kuidagi see teavitamine finants kirjaoskus elementaarsel tasemel ka koolis võiks olla suurem, et ei lähe selle peale ja see, et selles mõttes ei maksa uskuda seda ikkagi, et ei ole olemas lollide maad, kuhu sa külvad selle raha maa, et ta siis need kasvab ja hommikuks on sul raha puu seal, et see ei ole niimoodi. Aga ikkagi nii suur hulk inimesi usub seda millegi pärast, et lollid maa on olemas ja raha nagu külvamine ka nagu aitab, et see on nagu, see on nagu tõesti väga minu ka hingel, et siin nagu peaks midagi kuidagi vaatama. Aga teisalt küljest ka inimeste ootused ikkagi, et ei ole täna niimoodi, et võimalik, et see on ka üks ja sama põhjus, mis sama poisse taha juures olevad, et raha tahaks kuidagi kergemini, kiiremini ja lihtsamini teenida, eks ole. Ei ole valmis õppima nii pikalt selle nimel, vaatad, et see Bill Gates ka ei õppinud, eks ole, aga ikkagi, et ei olegi vaja käia koolis nii pikalt, ei ole vaja ka tööd teha nii palju, et ei ole mõtet ööd ja päevad rabelda, et palju mõnusam, eks ole. Et lähen kuhugi ja teen mõtlen mingi äpi välja ja eks ole, et kohe raha, eks ole, sajab igalt poolt mulle peale. Ja ülejäänud elu võin peesitada kuskil, eks ole. Et see mentaliteet ma näen ka noortes olemas, ega ei ole niimoodi seda soovi, et ma tahaks tohutut vaeva näha või tööd. Mulle paljud rääkida, ma advokaadibüroodega rääkis, ütleb, et noored lähevad tõesti praegu üle, ostetakse nendes samadesse start-upides, kes maksavad inimestele, kelle turuväärtus ei saa olla 7000 eurot kuus. Seda ei tea tegelikult mitte essugi veel ausalt öelda. Aga nad lähevad ikkagi ja kõik hüved ja mõnus ja tore ja inimesel tekib ka väär arusaam sellest, ütleme sellest elust üldse, et mis siis on, ma ei peagi nagu midagi tegema, et õpisin paari liigutust tegema, paari nende lepingut kirjutama, et ongi nagu kõik, et elu ongi nii ilus, eks ole. Et see tegelikult petlik arus, ühel hetkel see võib väga valusalt midagi tagasi ringiga tulla. Ma arvan, et ta tulebki nüüd, aga see võtab võib-olla aega veel pisut. Et see ongi see, et jõle raske on ju oma elustandardist tagasi astuda, et kui sa oled juba harjunud selle hea eluga, siis pagan küll, eks ole, kes ikka tahab siis kuskile tagasi minna ja siis sa võid juba järjest kurjematele, lollimatele sammudele minna peale, eks ole. Et siin on küll mille üle mõelda, aga nüüd jälle üheselt kuidagi seda hukka mõista. Aga teine asi, mis sa rääkisid, on muidugi see, et me mõõdame rahas ka üldse tulemust ülikoolis, riigiasutustes. Siin on nagu kahe otsaga asi jälle, et ühtepidi ei ole see kindlasti õige, eks ole. Et me ei saa, ma kujutan ette, kuidas me siis rahas mõõdame seal siis seda eesti keele ja kirjanduse õpetamist ülikoolis, eks ole, et grantide või see väga raske on seda mõõta, eks ole. Reaalteadustes on mingil kujul rohkem, kui väga palju, eks ole, projekte, millest on raha võimalik saada, eks ole, ülemaailmsed koostööd, et seal nagu võiks eeldada rohkem sellist panustamist, eks ole. Humanitaarteadustes on see paratamatult väiksem, eks ole. Et mingil kujul see raha tuleb igale poole ju sisse. Aga riigiasutuse puhul ka muidugi, siin omagi asutuse puhul, et on väga raske igal asjal hinnasilti külge panna, kas peab see tegid tohutu pinget, aga teistpidi ei ole ka nagu päris õige, et ka ma olen ka inimesi, kes on töötanud võib-olla 20 aastat ühte tööd, aga kui sa küsitad, et mis sa teed, et siis ta jääb nagu nõutult vait, et mis sa teed või miks sa seda teed.
talle tekkis küsimus, aga keegi ei ole mult küsinud seda, mis ma teen 10 aastat siin, eks ole. et noh, et kas seda tööd üldse vaja on, mis ma teen, et see on nagu teine äärmus jälleks, me üldse nagu ei küsi, et me nagu harjunud, et see töö on kogu aeg olemas, kas seda vaja tegelikult on, või seda oleks paremini teha. et noh, selleks on kogu aeg on selle eest makstud, et noh, siis sul ei tekigi seda küsimust üldse. selles mõttes minu meelest peab aeg-ajalt ka ikkagi küsima rahaga, et noh, et kuule, et noh, kas see raha läheb ikka kõik õigesse kohta, et mida me siis kasutame siin praegu, et noh. mina niisuguste, minu äärmuslikud lahendused, mul on kuskil tõde on alati kuskil keskel, et mõlemat pidi tuleb vaadata, et noh, ma selles mõttes edukultust maha ei tambiks, aga hullupõhjalisi asju ka ei toeta.